tere, siin. Pole pikka aega ühtegi videot jõudnud teha ega võib-olla võiks öelda, et viitsin teha. Siis täna, kui ma tahaks teha videot, siis ma ei saa oma materjali kätte pilvest kvaliteetselt. See on selles mõttes suht pekkis variant, et meil on väga palju videosi kokku mitme inimese peale filmitud ja need on meil shared kaustas iCloudis ja kui ma oma arvutisse tõmban, millel on Windows, siis need tulevad üliväikeste failidena ja video kvaliteet on ikkagi päris halb. Aga siinkohal on ikkagi lähiajal tulemas mõni päris lahe asi ka. Seoses sellega, et suvel võitsin ju Red Bull Car Park Drifti. Siis meid lennutati Omaani. Habibi, welcome to Oman, Muscat, you know? It's the best place in the world in the winter time. It's 30 degrees Celsius. Päris lahe. Seal ootas ees meid siis World Final Red Bull Car Park Driftist ja me ikkagi käisime seal. Kui algus tahtsin minna oma autoga, siis see ei läinud läbi ja me saime rendiauto, mille saagat näete veits hiljem, kuid kokkuvõttes oli see üritus ikkagi üliäge ja korraldus väga tuus. Ja kõige lõpuks me tutvusime Omaanis veel mitme erineva. Ja meid võõrustab siis täna selle dünoruumi pidaja ja natukese aja pärast. Say hi for him. Nii et siit paar tiiserlõiku ja jääge ootama päris videot. Täiesti silmad, täiesti punased, eeots üleval lennukis. Oleme tegelikult Muscatis kohal. Ilmselgelt tüüpiline eestlane tuleb nagu siia, ma ei tea kes on ja paneb enda raadiosaatja kotti rõõmsalt, mida tuleb välja, et oma energia raadiosaatjaid tooge. Need on nüüd siin kuskil tolli osakonnas deposiiditud. See tähendab seda. Oleme linnatuuril. Selja taga on maja, mille ees me vist peame pilti tegema. Ja mis majas on, pole õrna aimugi. Ja tegelikult sinna poole jääb meri ja sinna poole jääb. Esimene ring on tehtud. Seal taga on üks ninaklippu. Ma jõudsin niimoodi, et enam käsipidurit ei olnud. Panin kõik laiali. Ühtegi tarbikut püsti jätnud. Ja siis tulin sealt ära, panin veel mõned tarbikud ümber, sest ikka oli kästerit ei olnud. Elu Omaanis. Ma ei tea, kas keegi mäletab. Ma arvan, et see on küll nagu 90-ndate laste asi. Kas näete siin pudeli korgisest tihendit? Me oleme 300 performance workshopis. Ma arvan, et see tegelikult on top-notch places Omaani driftiautodele ja võidusõidumeestele. Meie kõrval on siin üks väike ümberehitus. Oleme uues või järgmises selles 300 performance töökojas. Siin nad teevad väiksed Ameerika kõksud korda. Kõrval vaata on siukene Toyota ka. Kas te olete näinud Tokyo Driftis seda kohti, kus nad kuskile hoodi jõuavad ja ütlevad pop the hood? Me oleme tegelikult jõudnud siis ikkagi täpselt samasugusesse kohta, nagu ma enne rääkisin.
on ette on taga. See on lahe. Nagu ma ei tea, metsikus läänes veits meie jaoks. Päris pull, me oleme jõudnud järgmisse garaaži, mis näeb välja räige segadus, aga mida siin ehitatakse, see on jälle nagu blow my mind. See tähendab siis seda, et kui me keerame teistpidi kaamera, siin on mingisugune Nissan Patrol, mille turbo on nagu nii suur, et no ma ei teagi. Vaadake, pane mu filtri ette end ka. Et no see on ikka reits. Ja siin tagapool on siis need masinid, mida me teame, mis sõidavad liivatüünidest täiega mäkke. Ja siis poisid näitavad väljapool maja meile ka nagu mingid jõhkraid asju. See on ebareaalne, mis neil siin on. LS, väga suure turboga. Ja nad ütlevad, et see on tavaline daily. It's just a daily. See on väga hull, väga hull. Kui vaadake, mu pea on ju, ja see turbo. Same size, you know. See ei ole reaalne, mu ei kao enam naeratus näolt selle pärast, et see, mis need tüübid siin teevad. Siin on järgmine, mu pea suurune turbo. Rida. See ei ole reaalne. Siia tuli järgmine GMC, mingi Yukon või ma ei tea, Serra. Selle mingi jälle pea suurune turbo ja nad ütlevad daily driver. Nagu me oleme hoodies.